sõitmas siis ja lenduda. Läbi seikluste asume nüüd Antalya poole teele. Antalya. Antaljas. Antaljas. Tere! Me oleme nüüd jõudnud Antalyasse kohale. Tegelikult me jõudsime siia juba eile, aga kuna me olime kõik nii väsinud, siis me umbes, see on nii madalal, võid seda käes hoida. Nii, kuna me olime kõik nii väsinud, siis me jäime enam-vähem kohe magama. Mõned varem kui teised, aga same. Ja eile ei jõudnudki midagi teha, käisime ainult pitsat söömas ja siis magamas. Aga nüüd täna me lähme randa ja natuke avastame siin piirkonda, et tuleb selline puhkusepäev, nagu puhkusel tuleb olla. Jah, basseini ääres me käisime juba ära, bassein ei ole suur, aga päris lahe. Vesi on piisavalt jahe, et päevitades siis jõudvat ennast hästi tunda. Juba filmid. Et naised pidid tähistama rannas väikese Elli sünnipäeva. Ma ei tea, mis see küll on, aga aastane on nii suur pidu, et siuke kärakas käib, et koer kohe. Sülg jookseb. Soturiinid ma sain selles maakohakeses ka seafood pastat. Proovime, saan kohe võrrelda. Kõhud on väga täis, toit oli väga hea, näod on punased ja nüüd me lähme toidupoodi ja jätkame puhkust, sest tuleb tõdeda, et puhata on päris lahe. Kõik kohalikud kodutud loomad on täis söödetud, sest odavad portsud on kõige suuremad. Jätkub täpselt ühele inimesele plus teisele loomale juurde. Ja nii meil kõigil. Täiega nii. Teine päev Antalyas. Ja kuhu me täna läheme? Läheme vanalinna. Me läheme vanalinna avastama põnevaid kohti. See linn on nii vana. Võib-olla ei ole kunagi nii vanas kohas veel käinud. Vana. Väga vana. Väga vana. Me oleme natukene päikest saanud. Loe põlenud. Nii et täna jätsime. Üritasime ennast kaitsta päikese eest. Õlad on kinni, aga rõvedalt palav on. See šokolaad jama ka. Jah, focus. This is the homemade one, you know. No focus. Real Turkish delight pizza. Pistachio and
oota. Kui me jagame, on ju? Jah. Meie laual ei ole. No ta läks eemale. Me oleme nüüd vanalinnas, mille nimi on Khaleesi. Kes teab, see teab. Ja sa peaks ka teadma. Sa pead ise sellest aru saama, mida tähendab Khaleesi. Ja kui see on YouTube'is, siis pange komment alla, kes teab, mida Khaleesi tähendab. Aga nüüd me jõudsime mingisse rannarestosse ja siis üks meie seltskonnalistest sai lõpuks suppi, mida ta on terve selle reisi unistanud. Jah. Supp on nüüd omade kõhta, on juba söödud. Ja siis meil on siin, võib-olla ei ole aru saada, võib-olla on, et ma olen nagu väga põlenud. Lisaks mul on mingi jalavigastus, sest ma kukkusin. Ja mul on nagu mingi auku põhimõtteliselt, kukkusin auku. Aga sellest hoolimata on tuju hea, tähendab, nahk paraneb ära, see haav paraneb, õnneks on jala peal, kui peaks karm jääma, seega see on savi. Ei ole arm tekkinud näkku nagu eelmistel reisidel. Õnneks tekkis ainult jalal. Kus? Ja nüüd me ootame häid toite. Ootame huviga. Palav on, hakkab olema selline nagu Los Angelese 40 kraadi temperatuur oli. Küpros oli natuke nõmedam temperatuur. Aga saame hakkama, me oleme tublid. Aga kuu aja pärast pidi tulema 50 kraadi, nii et Paari nädala pärast. Nii et meil on väga õigel ajal siin. Väga raske on, aga me kannatame ära. Ja teisele kohe kasutad mõni kohe uue. Ja. Vot, ja nüüd me siin siis ootame süüa. Say hello to Estonia. Showtime. Okay. Ama çek, şov yap. Evet. Bir dakika baba. Ver kartını, post makinesini. Evet, alıyorsun. Post makinesini ver. Hello, papa! Benissimo! Evet! Hayır gel. Lütfen, lütfen. So
Kes arvad, et peaks ju sisse hüppama, et teha Infinity Pool teoks? Kindlasti. Laara rand oli väga lahe, väga head emotsioonid, ülimõnus, vesi oli nii soe ja me saime teha seda nagu filmis, et kohe jooksedki vette ja on soe, sinine, mõnus, noh, lihtsalt super nagu, oli super. Tuli super, Lehmine käis nii sukelt kohas, et hulluks ennast ujunud. Vesi lõi üle mõistuse. Ja lõi ikka nii, et lõi 2 korda. Teine rahv sai mõistuse kinni püüda. Kunagi rääkin lähemalt. Et üli mõnus, väga hea nagu lõpp sellele Antalya saagale. Meil on viimane õhtu Antalyas. Me lähme nüüd varsti pidulikule õhtusöögile. Me kavatseme kõik olla valges viides, nagu inglid. Me käisime täna, me tahtsime minna Laara randa, aga noh, nagu Google Maps on meie hull sõber ja nagu alati, siis Google Maps juhatas meid mingisugusesse ingliranda. Ja inglirannas me saime teada, et meie olemegi tegelikult inglid. Ja siis nüüd me Kadriga hakkasimegi ingliteks. Vanavadki mingi hullu tempoga. Miks te jooksete laste eest ära? Te võite rahulikult hakkama minema. Me nüüd peame järgi jooksma allapoole kaldusteega, võib-olla me kukume. Siis võtavad mingisugused lähevad mingi teise kohvikusse, mitte see, kuhu me kokku leppisime kindlasti. Ja me ei leia teid võib-olla üles, jah, võõras linnas viimasel õhtul. Ja siis itsitate jälle. Ise on pitsad juba ära söönud, võib-olla lähevad kõik rikke. Issand jah! Ja siis, me arvasime, et te teete ka niimoodi. Miks te mõnitate meid? Naiivselt istusime ja ootasime. Mingi ingli kleitidega, ainult selleks, et meie üle saadaks naerda. Hiilime neile nüüd vastu, sest meie võidame. Jah, see on plaan. Täiega plaan. Nii, me oleme nüüd jõudnud ka siin Elist-Kostuvõla, aga Istanbuli tagasi oma seltskondlikul teel, põneval teel. Jälle. Ikka minna. Läbi tulime ka Bodrumist ja Izmirist, aga nüüd oleme siis lõpuks Istanbulis 100 riiki läbi seda linna läbi käidud. Ja siin on jälle nagu kodus. Ja juba teadsime selles väljaks lennujaamas enam-vähem, mida teha ja kus see taksi nüüd peatus on. Kus on bussijaam ja et me peame selles maha minema. Ja lollakad läksid juba mingi nurga peal hakkasid karblema, aga sealt ei saa veel välja. Meie teadsime, kui see buss päriselt täpselt. Meie oleme nii targad.
hetk Istanbulis ja Türgis. Ja oleme lennujaamas. Vahepeal ma ei filminud, sest mul sai aku tühjaks ja meil olid kõik kohvrid lennujaamas. Aga muidu on olnud super luks, nagu ütleb Riima Veerens. Nii ta on. Et siis järgmise reis.